Laura ja tema uued kummikud. Emme, kas ma võin need kohe jalga panna? Küsib Laura poest välja tulles. Ei, praegu on kuiv ja soe. Kummikud on head siis, kui väljas sajab vihma või kui me lähme metsa. Mina küll ei jõua oodata, kuni sadama hakkab. Võib-olla hakkab alles 2 päeva pärast sadama. Luba mul need hästi natukeseks jalga panna. Hea küll, eks sa siis pane, sõnab ema ohates. Aga kui isa ka uusi kummikuid näinud on, võtad kohe jalast ära. Küll on ilusad kummikud, rõõmustab Laura. Eks ole, mõmmi, ma olen nüüd nii ilus. Issi, vaata, mis emme mulle ostis, hüüab Laura isa juurde joostes. Mida siis? Uued kummikud, ütleb Laura ja sirutab jala isa poole. Mul on nii ilusad kollased kummikud. Kas tead, need on päris kummikud, katussist, kõige paremad. Kautšukist, kullake. Jah, katussist. Teised kõik olid plastmassist. Minu omad olid kõige ilusamad. Kuule, issi on ka nüüd neid näinud ja sa võid need jalast ära võtta, lausub ema. Ei, palun, emme, palun. Ma tahan nendega terve päeva käia. Sul hakkab ju palav ja pealegi ei sobi kummikud sinu kleediga, seletab ema. See on küll tõsi, sõnab Laura kulmu kortsutades. Ma panen püksid ja selle uue paksu kampsuni. Tule, mõmmi. Sul hakkab kindlasti palav, kullake. Kõik need asjad paned selga siis, kui ilm läheb halvaks. Eile ilmateade ütles, et täna hakkab sadama. Noh, ma olen siis valmis, kui vihm tuleb. Tee nagu soovid, tütreke, vastab ema. Aga sul hakkab palav. Laura ronib kähku koos mõmmiga üles oma tuppa ja teeb kapi ukse lahti. Mõni minut hiljem jookseb ta aeda, seljas paks kampsun, jalas ilusad püksid ja uued kollased kummikud. Ta mängib natuke palli, kuid jätab varsti järele. Joosta on kangesti palav, päike lausa kõrvetab. Muidugi, tal on ju seljas paks kampsun, jalas väga soojad püksid ja kollased kummikud. Olgu, ma võtan selle paksu kampsuni ära, lausub Laura endamisi. Just see ajabki mind higistama. Nii, nüüd on mul seljas ainult T-särk ja nii on palju parem olla. Sina, mõmmi, ole aga hästi pai, jää siia vihmavarju alla, varsti hakkab sadama. Laura läheb otsima oma ilusat punast kastekannu, et lilli kasta. Nii vahva on lilli kasta, kuid vee võtmine ja raske kastekannu tassimine ajab naha õige kuumaks. Eriti veel siis, kui jalas on väga soojad püksid ning uued kollased kummikud ja päike lõõskab ikka endiselt. Võtan püksid ka ära, arutab Laura endamisi. Nende pärast ma higistangi. Nüüd olen väikeste pükstega ja mul on palju mõnusam. Enam ei ole üldse palav, just paras. Lähen mängin keksu. Kuid Laura lõpetab ka keksu mängimise õige pea. See ajab nii palavaks ja päike kõrvetab ja veel need kollased kummikud. Palavaga on nii paha, toriseb Laura. Kas tead, mõmmi, võib-olla oligi emmel ja issil õigus, et kummikud pole sooja ilmaga kandmiseks, aga nii vahva on nendega basseini minna.